kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Eestlased, parandage lõpuks meelt. Samad aktivistid ja alternatiivmeedia, kes ütlesid, nagu ka koroonapandeemia puhul, et Ukraina sõda on täielik jama ja eestlastel ei maksaks sellega üldse tegeleda, tõerääkijad löödi taas risti. Kuid tänaseks me teame, et Ukraina sõda oli üks korruptsioonimülgas, millest oleks pidanud suure kaarega eemale hoidma ning uskuma tõerääkijaid, mitte munadega loopima ning siis tunnistama, et kurat, neil oli taas õigus. Kas eestlastel tõmmatakse ka 4. kord nahk üle kõrvade ja millal hakatakse lõpuks kuulama õigeid inimesi? Kogu Ukraina sõda on suitsukate. Olulistest asjadest ikka ei räägita meile, pole ühtegi opositsioonipoliitikut, kes seisaks tegelikult vastu panganduskartellile. Pangad on riigiülesed, seda ei julge keegi mainida. Kui sellest poliitikutega räägid või mingis isegi Martin Helmele kõne teed ja küsid kõige valusamaid ja teravamaid küsimusi, siis jäädakse toru otsas vaik. Eesti riik on lootusetult võlgu, meie Natura 2000 alad ja inimtööjõud on pandud nende võlgade ehk siis panditud võlakirjade nii-öelda tagatiseks juba ammu mängu ja nagu ma ütlesin, tuleb võtta, mis võtta annab ja eestlaselt on meil päris palju võtta, sellepärast et Nõukogude Liidu lagunemise järgselt saime me päris palju varasid tagasi, mis on täna ikkagi suur nagu netovara. Maailmas on väga vähe kohti, kus inimestel on nii suur positiivne netobilanss nagu Eestis ja meie pangad on 140 riigi seas kapitaliseerituselt maailmas teisel kohal, samal ajal kui me iga muu näitajaga oleme sisuliselt kuskil alumise otsa edetabelis, eks ole. Ehk siis see ongi see kõige kõnekam asjaolu siin, et ja panku keegi ei puutu, eks ole, ja neid ei ole keegi mainida ka. Kui vaatame tagasi aastaste 2018, siis me teame, et Ameerika Ühendriikide, kuigi NATO oli meie tohutu suur lõpmatu kaitsevõime või moodsa sõnaga võimikused, siis 2018 sai ikkagi Riigikogu poolt mandaadi Ameerika Ühendriikide valitsus selleks, et ehitada välja endale sobivatesse kohtadesse Eesti territooriumit sõja polügoone. Samal ajal me teame, et toimub maavarade peale suur tung. Eestis neid maavarasid on, rahvas jääb natukene ette ja niimoodi see tsirkus toimub, et seda, mida me praegu näeme, need on omavahel seotud ühelt poolt kokkuvõtlikult pangandus, kes otsib kohti, kuhu garanteeritud raha välja anda võimalikult palju. Ehk siis müüa samal ajal, et see oleks kindlalt tabatud, et selle rahal on tagasilaekumise graafik, millest kinni suudetakse pidada ja täiendav tagatis maavarade poolt ja tööjõu poolt, kes need maavarast välja toovad ja 4. pool on see, et kui tekib küsimus, et omavalitsused ei ole nõus, hakkavad vastu sellele, et maavarasid välja viia, siis sellisel juhul kehtestatakse järjekordne mingisugune sõjapolügoon kuskile neutraalalale. Nii nagu Elvis ütles väga õigesti seda, et just neutraalala, neutraalsel territooriumil toimub sõda. Nii nagu Iraagi-Iraani sõda toimus omavahel Nõukogude Liidul ja Ameerika Ühendriikidel nii täpselt samamoodi Ukraina sõda. Ja siis on alati võimalik rahvale esitada riigisaladusega kaetud argument selle kohta, et me oleme praegu ohus, kohe tuleb üks kuri naaber, kes on meie suur vaenlane, tuleb meid tapma, aga kui me nüüd praegu võtame selle laenu ja siin väikse grupi inimestega omavahel ilusti ära jagame läbi varifirmade ja te selle laenu tagasi maksate ja teete tublisti töö, siis sellisel juhul me saame kokku leppida, et naaber ei tule teid kohe tapma. Ja kui Elvis Brouwer saate alguses siin ütles, et ta ei maksa nagu ta ei tee ennast tähtsaks sellega, et ta nägi 2023. aastal, mis juhtub ja miks juhtub Ukrainas. Mina arvan, et tal puudub vähimgi nagu põhjus ennast alahinnata, sellepärast et neid inimesi, kes tookord nägid ja kes
neid oli üsna vähe ja veel vähem olid neid, kes julgesid tunnistada, et nad näevad seda mängu läbi, sest paljud ju siiski kartsid, et neid mõistetakse hukka. Kui nüüd Ukraina jama saab läbi, ma ei ütle juhul kui, vaid siis kui, sest see on kindel, et saab läbi. Kui see saab läbi, siis tuletage meelde. Ja see ei ole mitte selleks, et ise näidata, kui tähtsad me oleme. See on selleks, et näidata, et on võimalik ette näha, on võimalik läbi näha ja edaspidi äkki need meie sugulased, sõbrad, tuttavad on siis targemad. Nad ei lähe kaasa niimoodi nagu see rumal rapolk, keda Gustave Le Bon oma raamatus Hulkade psühholoogia kirjeldab. See raamat on muide välja antud ka uuel Eesti ajal 1991. aastal Loomingu raamatukogus, nii et kellel on huvi, leiab selle üles ja töötab läbi ja näeb, et see raamat on igihaljas. Kahjuks ta on igihaljas, sest muidu meil ei oleks põhjus ja saatesse koguneda. Meie asemel oleks selle töö ära teinud ammu peavoolu ajakirjandus. Et kui me ei saa aru, mida meile ette söödetakse, kui me seda läbi ei näe, siis me oleme järgmine Ukraina, sest ukrainlased ütlesid ise ka, et kuulge, et siin läheb jamaks teil Eestis, sest et need asjad, mis toimusid neil seal enne selle asja eskaleerumist, toimuvad täna Eestis. Samamoodi ameeriklane varudalt abi valmis, annab lasteaedade remondiks raha, igasugu muud manöövrid. Meil on lihtsalt see vahe, et meil on teada, et NATO on sees, aga seal oli NATO sees nii, et see oli saladus. Aga ukrainlased teadsid, venelased teadsid, aga nüüd, kui see kõik seal niimoodi läks natuke suuremalt elama see asi ja ma ütlesin, et NATO on seal sees, siis mind tembeldati mingiks putinistiks ja muude sõnadega. Ja kui me hakkame seda ühisosa otsima, jõuame ühiskonnani, siis ma arvan, et meil eestlastel on veel lootust ja mitte vähe. Sest me oleme oma olemuselt ikkagi päris sitke rahvas. Lihtsalt see ajupesu praegu on nii suures ulatuses tänu sellele sotsiaalmeediale ja sellele, et me oleme infoühiskond, siis sellesse ühiskonda on väga lihtne sisse surada igasugu ajupesu teemasid. Ja ega meie ka need nii-öelda vandenõuanalüütikud, me ka eksime. Näiteks see Charlie Kirki teema, meie seas olid üksikud, kes alguses kohe ütlesid, et oodake, võtke rahulikult, see asi on kummaline. Mina esimese emotsiooniga olin, mis nad tegid, on ju. Aga nii kui ma nägin ära selle, kuidas Erika Körk ja siis J.D. Vance'i naine astuvad lennukist trepist alla, siis minus käis mingi jõnks. Siis mul oli siuke, et kuulge, et see midagi ei klapi. Lihtsalt vaist ütles, et midagi ei klapi. Ja siis tulid edasi juba need Candace Owensi videod, kus ta siis seletas lahti see Turning Point USA ja Erika mingeid selliseid, kuidas ma ütlen, varjupooli. Siis ma sain ise ka aru, et kuram, et ma läksin emotsiooniga kaasa, aga praegu nende nii-öelda õigel pool ajalugu olijatega rääkida sel teemal ei saa, tuleb lihtsalt ise rääkida rahulikult. Ja järsku on seal sees tundmatud mundritega sõdurid täies varustuses ja nad lihtsalt okupeerivad selle piirkonna. Ja sealt hakkab siis lugu pihta, et ta jookseb niimoodi nii-öelda põllul, ehk siis need kaitseväelased, kuidas nad seal hakkama saavad ja ilmselgelt on tegemist siis venelastega. Aga tegelikult ütleme, millel tasub keskenduda seda seriaali vaadates on ikkagi see, kuidas siis sündmused arenevad Soome juhtkonnas ja milline on siis välismaine reaktsioon. See näitab ju seda, kuivõrd valesti interpreerivad meil seda välispoliitilisi asju meie niinimetatud Eesti ajakirjanikud, et see saatejuht, kes seal oli, see tundus küll nagu selline lapsajakirjanik, võib-olla see on liiga karm hinnang, aga paraku ma ei näinud temast nagu mingisugust tõsist ajupotentsiaali, aga see, et seltsimees Kiisler läks lati alt läbi, see on paraku näide sellest, kuidas annab ametikoha sulle põhimõtteliselt mingisugune asutus, siis võtab sult ka mõistuse. Et raamatu soovitus loetakse ka läbi aasta hiljemaks. Muidugi, nende käekiri ongi hiljaks jääda ja tagant järgi heietada. Kõikide poliitikute ja ka meedia. Käekiri on hiljaks jääda ja tagant järgi heietada. Meie juttu täna räägitakse juba ääriveeri nagu
vaata, normaliseeritakse. See tähendabki, et nad tegelikult on õige ühes paadis, sellepärast et ette kunagi keegi ei räägi, et kohe miski tuleb ja kõige tähtsamad teemad ongi meil need samad pankade teemad, digitaalne idee ja inimese nii-öelda siis igavesse orjusesse aheldamine majanduslikus mõistes, aga selle eest keegi meid ei hoiata ja kui keegi seda teab, kuidas ja hoiatakski, siis mida kindlasti ei räägita süsteemi seest, meile näiteks ei lekitata infot selle kohta, kuidas seda vältida. Keegi ei aita ülestõusu korraldada, keegi ei jaga siiraid, tasuta soovitusi selleks, et rahvas saaks ennast orjapidaja ikkest vabastada, eks ole. Et nad kõik teenivad samast pajast oma palka, ärme seda unusta, eks ole. Ehk siis sõda saab läbi täpselt siis, kui käive langeb. Ja senikaua, kuni müügiagendid edukalt oma tööd teevad ja kõik ressursid on rakendatud eesmärgi tarbeks, siis see käive säilib. See langeb siis, kui rahvas seda lõpuks läbi näeb ja häält ja pead tõstab ning käibe kokku kuivatab. Kuidas see käib? Võt see on juba utoopia. See tähendab allumatust. Enne kõike majanduslikus mõistes, aga kui vaja, siis ka igas muus mõttes, eks ole, tööandja vastu, struktuuride vastu, ametkonna vastu ja nii edasi. Tegudel on tagajärjed, seda me räägime ise vastupanuleeris kogu aeg, aga tegevusetusel on ka tagajärjed. Ja meie jaoks tegelikult, inimeste, kodaniku, rahva jaoks on käes õppimise aeg. Karmide karistuste aeg on, võlgade aeg, tuleb sünge ja depressiivne aeg ja siis võivad taas tulla paremad ajad, sest me oleme sunnitud õppima. Ja nüüd toimubki siis see lõplik kokku varisemine ja seal on mitmed erinevad variante. Kõige positiivsem variant on see, et tekib normaalne ühiskondliku suhtlemise tasandil olev inimeste vaheline soe sõprus. Nii nagu Kertu enne ütles, et ühisosa on vaja leida, siis leitabki ühisosa oma tegevusest. Inimeste meelsused, religioossed kuuluvused ja usulised tunnistused ei mängi enam midagi rolli, sellepärast et tähtsaks muutub perekond, muutub inimkeskne, sõbrakeskne, üksteist abistav, tark ühiskond ja tuleb uus riik. Tuleb ta siis nii või naapidi, see sõltub kõik sellest, kui palju inimesed oskavad omavahel seda ühisosa leida ja seda siis ka praktikasse rakendada. Nüüd, mis juhtub nende võlgadega, mida praegune valitsus võtab ja mis edasi pärandatakse meie järgmistele põlvedele meie kaudu. Nende võlgadega juhtub niimoodi, et kui praegu on selline praktika, et kui raha alused muutuvad ühes või teises riigis, siis eelmise raha põhiseid kohustusi ei saa automaatselt üle kanda, vaid nad kantakse üle uute kokkulepete alusel. Nende kokkulepete alati ei pea kaasa. Ja see tekitab vaba valiku, see oli ka suur põhjus pärast Eesti Pank tahtis teatud rahakõlvatusskeemid ära varjestada ja võetud ilma läbi lugemata vastu ka otsus minna Eesti kroonit üle eurole. Ehk siis, jah, konservatiivid tulevad võimule. See digiidee jamps kõik, mis veel tuleb ja kodanikupalk kõik, mis tuleb, see kõik tuleb. Aga see tuleb kasulike idiootide abil, kes on need samad liberastid. Aga selle süsteemi üle tulevad valitsema paremäärmuslikud jõud. Pankurid, ultrakonservatiivid, kes töötavad ainult selle nimel, et süsteem saaks veel täiuslikumaks. Ja kui meile maailmas luuakse piltlikku vastandumist lääne ja ida vahel, see ongi lihtsalt ullikestele jälle. Et need kokkulepped on laudade taga juba sõlmitud, tootmine on ühes geopoliitiliselt, ühes sfääris, tarbimine on teises sfääris, ühes kohas on tooraine, teises kohas on tooraine väärindamine ja nii edasi. Pankade ja nii-öelda majanduslikus mõistes müüri löömine, sanktsioonide tekitamine on kõik sellepärast, et turgu kallutada selles suunas, kuhu on vaja kallutada. Trump ei ole päästja, vaid on osa plaanist, halvast plaanist ja samamoodi kõik kohalikud Eesti konservatiivsed poliitikud, kes tulevad alati paati hiljem tagantjärgi neid liberaste kritiseerima. Hoidke oma silmad kõrvad lahti just enne kõike konservatiivsete jõudude osas. Aeg on oma tiim puhtaks lüüa ja kõik pooldõdede rääkijad välja kutsuda ja liistule võtta. Ja ütlen seda, et me teeme uue riigi, aga enne me käime põhjast läbi. Ma ei tea, kas mina elan veel sellel ajal. Kui me põhjast välja tõuseme uut riiki teeme, kindlasti teeme, sellepärast, et ka Eesti territoorium on viimase paarisaja aasta jooksul on mitu erinevat riiki. See on paratamatuks. See ikka juhtub. Aga see ei tähenda seda, et inimesed peaksid enda elule käega lööma ja
ennast oksa tõmbama, vastupidi. Praegu tuleb sellega arvestada, et me oleme nii palju sitta alla näidanud viimaste 4-5 aasta jooksul, et me peame selle eest ka karistatud saama. Ja just enda alandlikkuse mõttetu, orjameelse alandlikkuse eest. Peame rahvana karistatud saama ja saame ka. Järgmine aasta hakkab see karistus pihta, siis hakkab suurem majanduskrahv, seda siis Eesti Panga nõiad ja ennustajad nimetavad majandustõusuks, mõõdukaks majandustõusuks. Ülejärgmine aasta see majandustõus veel tõuseb niimoodi, et inimesed tõenäoliselt jäävad siis sotsiaalabi peale elama, kes jäävad elama, osad ei jää. Ja paljud noored inimesed lihtsalt lahkuvad Eestist. Aga see ei ole ainult Eesti mõte. Terve Euroopa liikub. Ma olen ikkagi optimist. Ei ole vabamöörlane ja olen august läbi käinud. Ja kui vaja käib veel, niin tuleb välja ka. Mul on redel olemas.